Head planeerimiskonverentsi osalejad, korraldajad ja toetajad. Inimene vajab ruumi. See vajadus on iidne. Ootustele vastav elukeskkond on oluline õigus, selle kavandamine igaühe kohustus. Aastate jooksul on meie ühiskond muutunud keskkonna kvaliteedi suhtes teadlikumaks ja nõudlikumaks. Nii ühiskondlik vajadus kui ka rahvusvahelised kokkulepped eeldavad ruumilisele keskkonnale üha enam tähelepanu pööramist. Lisaks isiklikule omandile esitatakse üha kõrgemaid nõudmisi avalikule ruumile. Saan kinnitada, et riik on avaliku ruumi oluliselt panustanud. Näiteks saab tuua nii mänguväljakute loomist kui ka kergliiklusteede rajamist. Kõigile kättesaadav kvaliteetne avalik ruum on arenenud demokraatliku riigi lahutamatu tunnus. Luuletaja ja kirjanik Viivi Luik kirjutas Sirbi veergudel. Pole mingit vahet, kas oled 6 või 60. Kõik on ikka alles ees. Inimestena tahame võimalikult palju teada tulevikust. Eestlastena oleme äärmiselt optimistlikud ja usaldavad tehnoloogia suhtes. Samas loob progress teaduses ja tehnikas ka need uued võimalused, mille tõttu asjad võivad viltu minna. Tehnika ei kasuta inimesi, vaid inimesed ikka tehnikat. Seda mõõdet ei tohi silmist lasta. Selleks on vaja empaatiat, tarkust ja eelkõige inimlikkust. Palju räägitakse targast linnast, kuid selle selge määratus puudub. Targa linna üheks tunnuseks on tehnoloogia võimaluste kasutamine. Seda nii probleemide väljaselgitamisel kui ka maakasutuse, taristu, transpordi ja teiste teenuste kättesaadavuse ning ruumilisel planeerimisel. Targale linnale tuginevad teadmised on universaalsed. Neid on võimalik kasutada nii kasvava elanikkonnaga linna arengu suunamisel kui ka kahaneva ja vananeva elanikkonnaga piirkonna kohandamisel. Igasugused muutused tuleb teha vastavalt kogukonna vajadustele ning neid ka kuulates. Targaks saamise võtmeks on valdkondade vaheline koostöö. Kavandeid ja tegevusi, projekte ning tulemusi tuleb hinnata nende koosmõjus. Samadel alustel lisanduvad targa linna teised aspektid, sealhulgas inimeste kaasamine valitsemisse ja otsuste kujundamisse. Eestis, kus elab vähem inimesi kui paljudes suurlinnades, peame minema targa linna ideest edasi ja seadma targa riigi arengusihid. Eeldused selleks loob meie väiksus ja hajutatud asustus, läbimõeldud ja keskkonnahoidlik transpordikorraldus ning nüüdisaegsed uuenduslikud tehnoloogilised lahendused. Targa riigi idee rakendamises on meie võimalus olla eestvedaja ja visionäär. Digilugu on meie peamisi müügiargumente ja oluline tagatis, et Eestil on maailmale midagi anda. Ainumõistlik on selle eelduse tark kasutamine jõulisemalt ka ruumilises planeerimises ja ruumiloomes, et ikka olla liider ja eestvedaja ühist kvaliteetset ruumi kujundades, kus on kohta nii inimestele kui ka loodusele. Head planeerimiskonverentsi osalejad, korraldajad ja toetajad. Loodan, et teid ootab ees innukas konverents, mis annab ideid ja motivatsiooni olla meie elukeskkonna planeerimisel veelgi lennukamad ja kaasavamad. Head, edukat ja huvitavat konverentsi!